In the darkest of nights, when the stars refuse to shine and the moon hides its face, that's when you truly discover what you are made of. Let me tell you a story about a young man named David. David had it all, a promising career, a loving family, and dreams as big as the sky. But life, as it often does, had other plans. One fateful morning, David woke up to find his world crumbling around him. His company had gone bankrupt overnight, leaving him jobless. His fiancée, unable to handle the uncertainty, left him. And to top it all off, his doctor called with news that would shake anyone to their core. A health scare that threatened everything he held dear. In that moment, David felt like he lost all hope. He could feel the cold tendrils of despair wrapping around his heart, whispering that it was all over, that there was no point in going on. But you see, that's where most people get it wrong. That moment, that rock bottom, is not the end. It's the beginning. Now, I know what you're thinking. Easy for you to say. You do not know what it feels like to lose everything. And you are right, I do not know your specific pain. But I do know this, as long as you are breathing, as long as your heart is beating, you have hope. You have a chance to turn it all around. David, in that moment of despair, had a choice to make. He could give in to the darkness, let it consume him, become another statistic, another tale of what could have been, or he could choose to fight. And let me tell you, the choice to fight, to hold on to hope when everything seems hopeless, that's the stuff legends are made of. Losing all hope is not the end. It's an opportunity. An opportunity to rebuild, to reinvent, to rise from the ashes like a phoenix. It's a chance to prove to yourself and to the world what you are truly capable of. Now, I'm not going to stand here and tell you it's easy. It's not. When you have lost all hope, every step forward feels like you are walking through quicksand. Every breath feels like it might be your last. But here's the secret. You do not have to see the whole staircase to take the first step. You just need to have the courage to take that step. David decided to take that step. He looked at his life, stripped bare of all the trappings of success he once knew, and he made a decision. He decided that this was not going to be his end, but his beginning. He decided to redefine what success meant to him. He started small. He could not control the economy that had taken his job, but he could control his actions. So he started volunteering at a local shelter. He couldn't bring back his fiancée, but he could work on becoming the kind of person he'd want to be with. So he started reading, learning, growing. He couldn't immediately cure his health issues, but he could focus on what he could do. Eat better, exercise, take care of his mental health. Day by day, step by step, David began to rebuild. And you know what? Something magical started to happen. As he focused on giving value, on growing, on taking care of himself, new opportunities began to appear. A connection he made at the shelter led to a job opportunity. His newfound knowledge and skills opened doors he never knew existed. His improved health and outlook on life attracted new relationships. But here's the kicker. None of this would have happened if David had given in to hopelessness. If he had decided that all was lost, he would have missed out on the incredible journey that was waiting for him on the other side of despair. And that, my friends, is the power of hope. Hope is not some fluffy, feel-good emotion. Hope is a decision. It's a choice you make every single day to believe that tomorrow can be better than today. It's the fuel that keeps you going when everything else has run dry. Now, I can almost hear some of you thinking, but you do not understand. My situation is different. It's hopeless. Let me tell you something. As long as you are alive, as long as you have the ability to make choices, your situation is never hopeless. Never. You see, hope is not about having all the answers. It's not about knowing exactly how you are going to turn things around. Hope is about believing that you can turn things around. Nii, saame alustada. Andke mulle märku ka, kas on kuulda, on pilti näha.
et kas ikka oleme laivis või mitte. Ja pange enda küsimused ka. Kirjutage julgelt enda küsimusi. Minul on ainult üks teema võib-olla ja that's it. Et kirjutage enda küsimusi, et tuleks see kõne siis asjalikum, sisukam just teile. Nii, aga pomborom. Paneksid sessioonid peale. Et see, mis on Weekly's siis, kes järgi vaatas, et Weekly's rääkisin, et eelmise nädala küünal oli meil siis hästi bullish ja et ootaks siis seda bullish liikumise jätkumist. Et olenevalt siis kuhu poole turg läheb, kas ta otsustab kohe pöörata alla või liigumis üles, et see bullide lüke siis natukene veel jätkub. Aga üsna pea ootaks ka pöördumist. Saab näha, kas siis turg meie siia ülemisse kõrgemasse alasse ka sisse tuleb või mitte. Nii, siin peaks väikse korrektuuri tegema. Meil natuke siia koomale tõmbama. Nii, tõmbame seda ka. Siis jälle pilt nii kirju. Nii, aga kirjutage enda küsimused. Kirjutage. Et üks teema, millest ma täna mõtlesin rääkida, et ühe inimesega siis ka, või paari inimesega, oleme seda siis varem arutanud, rääkinud, on siis Wyckoff'i teooria. Võtan korra siia lahti. Wyckoff. Nii, ootame. Vahet ära, võtan mingi pildikese lahti. Nii, interneedus juba pergi. Enam mingi sarnase pildi panin ka Discordi. Nii, reklaam käest ära. Võtame selle lehe lahti, kas siin on natukene suurem pilt või mitte. Enam sarnane pilt sai panna siis Discordi ka. Et Smart Money võiks öelda on selle põhjal ka siis üles ehitatud. Et Wyckoff on kõige selle algus. Ja vaadates seda pilti, see tundub mega keerukas. Mega keerukas. Vaatame, kas ma saan teha niimoodi. Ma kopeeriks ta siia graafikule. Kas see õnnestub? Isegi lasi. Super luks. Ühesõnaga, paneme siia, siis selle asja niimoodi paika. Wyckoff'i teooria siis siin nii-öelda joonistatult, kus meil turg on langenud ja kokkuvõtvalt siis on meil tekkinud niuke konsolideerumine, külgliikumine. Tekkis niuke kastikene ala ja nüüd toimus siis see spring ehk likviidsuse haaramine, sööke viimane hinge tõmmev spurt siis müüjate poolt ja peale seda toimus siis plahvatus ülesse. Ja tuldi siis uuesti riittestima siis selle külgliikumise ala tippu ja liiguti üles. Et lihtsustatult, katsume see lihtsamalt teha, et kõike neid lühendid asju peal ei ole, on meil turg siis, ütleme langemises, siis tekib meil konsolideerumine kõige lihtsamas nii-öelda mudelis võtmes, toimub likviidsuse haaramine, siit toimub siis agressiivne pullide esimene tõus ehk MSS, Market Structure Shift, ja siit ootame siis tagasi tõmmet, et minna selle uue lainega kaasa. Et moodustuvad meil siis niisugused plokid, võiks öelda justkui, kus meil siis on müüjate plokk, teeme ta punaseks, siis on meil niisugune konsolideerumine ehk külgsuunas liikumine, teeme selle kollaseks, siis on meil see manipulatsioon, teeme siia alla, tolle siniseks, see on meil manipulatsioon ja siis siit tuleb pullide lüke edasi ehk distributsioon. Selle kõik võib teha siis nüüd roheliseks. Ja see kõik on siis
lühidalt kokkuvõtvalt Wyckoff'i teooria lihtsustatud võtmes. Ja sama kehtib ka siis ostupoolelt müügipoolele liikumisel. Et standardne liikumine, turg liigub alla, siis toimub meil külgsuunas liikumine ehk konsolideerumine. Konsolideerumismudelitest olen ka varem rääkinud, need salvestused on ka saadaval üleval. Siis toimub meil manipulatsioon, kus tehakse siis lüke siia konsolideerumiskasti alla, sest siit on varajased ostjad juba enda tehinguid siis sisestanud. Tehakse see manipulatsioon siia alla, haaratakse see likviidsus ära, mis siia on kogunenud. Siis tuleb see pullide lüke siit ülesse, korjatakse müüjate siis stop-lossid ära, likviidsus ära ja siis tuleb retest. Retest ei pruugi alati tulla nii sügavale ja siit nii-öelda siis selle esialgse pullide liikumise jätku suund. Väga paljudel juhtudel on näha, kus retest tuleb siis meil siia selle konsolideerumise või külgliikumisala peale. Ehk et võib tulla ka siuke liikumine. Et siukest sügavat tõmmet ei tekigi. Nii, võtame need pealt ära. Ja vaatame nüüd seda graafikupilti, mis ma siia märkisin. Võtame sessioonid ka maha. Siin ma siis ka joonistasin välja. Selle punase kasti võiks isegi siia tõmmata. Kõik niimoodi. Et siit on toimunud meil siis ka müüjate liikumine, agressiivne liikumine. Siin on meil konsolideerumine ilma manipulatsioonita. Nüüd on meil toimunud struktuuri murdumine. Esimene märk. Selles võtmes on ta meil kõigest tagasi tõmme siin selle tipu ja selle põhja vahel tegelikkuses. Aga esimene märk sellest on siis siit konsolideerumisalast ülespoole liikumine. Ja siin siis ka see agressiivsem pullide turule tulek. Peale seda retest ja siit siis selle pullide esialgse lükke jätk. Et täpselt samad alad siis peal siin ka olemas. Nii, teeme selle puhtaks. See on 4 tunni vaates. Ja et leida, ütleme ka back-testimisel siis, kui te testite seda järgi, see on põhimõtteliselt smart money, siis on täiesti okei, kui kerite endal selle graafiku välja. Kui te kerite ta välja, sest neid murdeid, neid pöördumisi olenevate jääraamist, leiame kõige rohkem nendest tippudest ja põhjadest ja ka siis siin antud juhul selles tagasitõmbes. Et me leiame nendest punktidest neid kõige rohkem. Need on need märgilised punktid, mida jälgida, mida vaadata. Ja väiksel ajaraamil saame sealt nii-öelda siis parem entry, et see sama Wyckoff'i teooria, see smart money kontseptsioon, see kehtib põhimõtteliselt iga ajaraami kohta. Ma päris 1 minutit ei ole niimoodi vaadanud. Aga ütleme, mis ma olen vaadanud, siis kuni sinna 5-15 minutini välja. Et sama Wyckoff'i teooria töötab seal. Ja kui võtame siit selle põhja näiteks, läheme 15 minuti peale. See põhi oli siin sügavamal. Nii. Sopsti, siin olemas. Võtame siit selle kõige sügavama põhja. Siis siin on meil ka see Wyckoff'i teooria sisse kirjutatud. Meil tuleb siit suur langus. Siis toimub meil külgliikumine. Tegelikult ma teen kastikesed. Nii, kuni siia põhjani. Märgime siis vikkide vahele. Siin on meil langustsükkel. Siin on meil siis konsolideerumistsükkel. Märgime ta kollaseks. Siin on meil siis manipulatsioon. Teeme selle siniseks, nagu ennem siis. Ja siit tuleb siis see distributsioon. Paneme siit siis. See jätkub siis siit edasi veel, kus see turg siit läks. Siit veel kõrgemale siis edasi. Aga varajased esimesed märgid siin. Tõmbame ta praegu siia. Et need samad tsüklid
on meil siin peal siis, nii teeme selle rohelise. Samad tsüklid on meil siis siin. Meil toimus langus, siin toimus külgi liikumine, konsolideerumine, siin toimus manipulatsioon, kahekordselt siis, ka osaliselt natukese konsolideerumise moodi, et turgudelt, graafikutelt, kui esialgu neid kõiki asju vaadata, märkida, siis alguses ei ole need kõik nii lihtsad, et silm veel ei hooma. Aga mis aitab kaasa on siis, kui te vaatate turu liikumistes neid tippe, mida siis turg on maha jätnud, kust on siis see pöördumine toimunud. Ja need tipud ja põhjad, see, kus see pöördumine algus saanud, siis sealt on seda vast kõige lihtsam tuvastada. Ja seal on see kindel nii-öelda shift toimunud. Ja siit toimus siis edasi distributsioon. Ja kogu selle osa suhtes, nüüd siin see põhi, kogu see liikumine, saame oodata nüüd tagasi tõmmet. 15 minuti pildis, nii võtame siit need jooned ära, et kui vaatame ka turustruktuuri, meil põhi oli siin, turg liikus allapoole, tagasi tõmme oli see, uus põhi tekkis meil siia, struktuuri tippi siia, turg murdis siit siis veel allapoole ja eelmine märgiline tipp on siis siin see punane joon, mis sai siit selle liikumisega siis purustatud. Väga varajases algusfaasis seda manipulatsiooni osa kipume lugema ka seda ja siis me ootame selles lõigus siin tagasi tõmmet. Et see on liiga varajane, ei ole just kõige õigem koht ja peale seda, kui turg on siit ära liikunud, enam ei julge tehingut võtta. Siis oleme justkui nagu turu liikumist maas. Aga lihtsamast pildist siis ehk aitab kaasa, et konsolideerumisala nii-öelda peal on siin märgiline struktuuripunkt ja see siin murtud. Ja nüüd siin selle liikumise osas, mis jääb meil siis manipulatsiooni ja distributsiooni vahele, ehk siis jaotuse vahele, siis selles osas saame rakendada ka enda Fibonacci't ja oodata turgu tulema vähemalt 50%-ni. Siin on ka näha ilusti siis turu seiskumine, võiks öelda, selles külgiliikumise ülaosas. Et kus turg meil siis siit agressiivselt tuli ja täpselt selles samas alas, see on just kui support resistant ala, siin turg jäi kinni, enne kui edasi liikus. Aga kogu selle ala osas siis, siit põhi, siit tipp, saame oodata tagasi tõmmet ja leida endale nii-öelda need sobivad alad, sobivad kohad, et kus siis lõpuks tehingusse minna. Märgiline ala 50%. Teine soodusala ja hea koht on siis golden zone ja viimane piir oleks siis siin 80% ala. Et need oleksid need regioonid, kust tahaksime siis üldse tehingu võtta. Ja erinevad teooriad, erinevad praktikat saame neid siin rakendada, kui võtan praegu supply demand'i, siis 50% juures minu jaoks ahvatlevat supply demand'i ei eksisteeri. Ja esimene, vaatame, kus siin see täpne põhi on. Nii, esimene supply demand ongi siin must küünal, kuhu turg, jah, antud juhul siia sisse ei jõudnudki, vaatame, kas ta siia nii sügavale tegi tagasitõmbe või mitte. Ja selle all siis nii-öelda see ekstreemala ka. Kui ta on okei, kui võtta ka siis siin tagasitõmbes, mida turg meil siit on siis selle lükke teinud, on okei, kui võtta siit Fibo 61,8% ala juurest enda tehing. Ja siin tuleb siis meeles pidada seda, et meie struktuuri põhi, kuhu me stop lossi peaksime panema, mille järgi panema, on siin all. Ehk et kui siit nii-öelda tehing võtta selle ala peal sisse, siis stop loss peaks olema siin all. Pippide arv, kui nüüd vaadata, on kosmiline. See on jõhkralt suur. Jõhkralt suur. Et selle tehingu välja mängimine võtab päevi, kui mitte nädalaid aega, kui ta välja üldse siis mängib. Aga selliselt vaadates on ta jube suur. Ja täpselt sama nii-öelda siis praktika siin, et need välja märgitud alad on kõige suuremad huvialad. Vahepealne huviala on meil siis ka märgilise tähtsusega, on meil see Fibo Golden Zone.
Ja esimene tähelepanu punkt on, mis meil ühtib siin siis, on see endine supply konsolideerimisala pealne osa, kui turg liigub üles poole, ja FIBO 50%. Et need on meie need esimesed tähelepanualad. Kõige magusamad kohad on need, kui turg sinna siis jõuab. Ja need on siis alad, kus me peaksime pöörama tähelepanu, kui turg sinna siis välja tuleb. Nii, zoomin korra välja, vaatan. Jah, turg siia nendesse aladesse välja ei jõudnudki. Need on 15 minuti alad. Vaatame, kas üks ajaraam kõrgemal ehk 30 minutit, kas selle peal saab nii-öelda selle ala teha siis täpsemaks. Natukene nii-öelda suuremaks. Et see sama distributsioon, manipulatsioon, et siin 30 minuti peal ka ilusti näha. Nii, 30 minuti peal ainukene supply demand oleks siin. Jällegi üli napilt ja puudu. Aga siin ka selles liikumises tõestus ka sellest, et see FIBO Golden Zone on siis turu liikumistes üks väga märgilisi hinnavahemiku piire, kus siis turg üli paljudel juhtudel enda selle hea soodsa reaktsiooni saab. Aga Wyckoff'i teooria sellegi poolest siin peal, kus on siis ka manipulatsioon ilusti olemas. Ja turg siit siis natukene ka nükest külgi liikumissuunda, aga lõpuks ta siit nii-öelda minema kihutas. See nüüd on siis, kui vaatame siia 4 tunni pilti, zoomin välja, et selle 15 minuti osa saime siin põhjas välja märkida. Kui me siit saame enda tehingu ja laseme tal joosta sinna maani, kuni lõpuks turg teeb enda nii-öelda siis pöördumise, kus siis turg murrab struktuuri allapoole, siin antud juhul siis oleks siin üleval. Esimene märk 4 tunni peale on see, et turg võib pöörata tagasi, aga on meil siin tipu lähedal. Kui murrab siit tippu, siis saame veel tõusu liikumisega kaasa minna. Maksimum, kuhu nii-öelda selle tehingut üldse venitaks, on see tipp. Ja kui ma siia panen nüüd tagasi selle 15 minuti, kui selle sama tehingu, mis seal 15 minuti peal sai peale märkida, ja kui see nüüd venitada välja sinna maksimaalsesse tippu 4 tunni peal, mis oleks siis analüüsi ajaraam, kui entry oleks 15 minuti peal, paneme siia selle tehingu uuesti peale, FIBO Golden Zone'i algusesse, stop lossi ja struktuuri põhja natukene allapoole. Peaaegu 60 pippi on siis stop lossi suurus. Teeme ta suuremaks. See on vihane swing trade. See on päris korralik, et seda nii-öelda tehingut ära oodata. Ja maksimum tipp siis sinna, et turg selle siis purustaks. Aga pikk ootamine, kõik oleneb, mis vahepealsed haldustasud ja kõik muud asjad teevad. Pikk ootamine, siis lõpuks tasub ennast ära ja see 60 pippi stop loss ei olegi nii košmaar. Kui te risk reward, siis kas selle tehingu näite puhul siin 21,5 annab juba siis välja. Et kui riskite siin 100-ga, siis 2100 on siis kasum. Loomulikult need nädala hoidmistasud ja kõik need ka. Siin, kui siin praegu on, oleks 17,2. Entry on meil siis, kus ta siin on? Siin maal jõudis turg sisse. 17. jaanuar oleks tehing aktiveerunud ja praegu siis on peaaegu kuu aega, võiks öelda. Mõned päevad puudu. Aga peaaegu kuu aega ootamist. See on isegi osaliselt võib-olla position trading juba. Aga pika peale tasub ennast siis ära. Vaatame siia üles seda tippu, kus siis ka toimus pöördumine, et seda sama Wyckoff'i välja märkida. Ja vaatame 15 minuti peal seda lähemalt. Nii. Siin meil on natukene suurema pildiga tegu,
kus meil turg on tulnud siis ülesse, alla, ilus struktuuri liikumine ja nüüd on jäänud siis konsolideeruma. Ehk meil siis konsolideerumisala oleks siit wikist siia selle põhjani. Nii, märgime täpselt siia põhja peal ära. See on meie konsolideerumiskast. Ja turg võite napilt, seda võib-olla kõik ei loeks veel, mine ise ka, jätaks selle vahele, siin oleks ilmselt jäänud sellest antud olukorrast maha, et kui turg murdis siit konsolideerumiskastist välja. Väikse vikiga murti välja, turg murdis välja, tuli retestima siia konsolideerumisala alguses selle ja toimus suurem väljamurdumine. On okei, kui sellest esialgsest liikumisest maha jääme, meie uus struktuuri vahemik on see, kui turg murdis välja ja on allapool liikunud, ehk et siin selles vahemikus oodata turgu siis tagasi tulema ja saame märkides enda järgmised huvialad. Üks huvipunkt oleks siin selle struktuuri põhja lähedal. Kui paneme siia joone peale, peaaegu jõuda siia, jäi natuke puudu. Fibo järgi oleksid jäänud tehingust maha. Kui panna Fibo siit tagasitõmbe tipust, kuni siia põhjani, 50% jõudnud, et oht on, et turg võib tulla veel siis kõrgemale. Aga sama Wyckoff'i teooria siis ilma muu informatsioonita on siin meil siis olemas, kus meil turg, kas siit altpoolt võttes, on meil liikunud agressiivselt ülesse, on jäänud kinni, alati tekib turul külgliikumine, konsolideerumine, enne kui turg jätkab enda liikumist ülespoole või toimub siis trendisuuna muutus. Siin murti siis välja sellest külgliikumisest, retest ja toimus siis see suuna muutus lõplikult ära. Kui me vaatame, võtame siit sammuselt lähedalt, võtame siit selle koha, siis saame siia ka selle Wyckoff'i teooria peale märkida. Siin meil see eelnev agressiivne langus. Siin sellest maksimum põhjast, kus meil turg käis vikist vikini, saame ilusti peale märkida. Siin oleks meil konsolideerumisala. Turg tuli ülesse, see on siis pullback selle eelneva liikumise osas. Turg tuli ülesse, haaras likviidsuse ehk manipulatsioon ja nüüd distributsioon edasi. Ja sama asi kordub üha uuesti. Jälle külgi liikumine ja alla. Et siin ka, kui turg liikus ülesse, tekkis meil selline külgi liikumissuund. Vaatame, kus meil see punkt, kõrgem tipp siin, põhi siin. Nii, siia saame enda külgi liikumisala. Siis turg, õnnitame natuke pikemale, siis turg siin käis tegi enda selle manipulatsiooni, tegi likviidsuse haaramise ja peale seda toimus siis alla kukkumine. Ehk distributsioon, ehk siis olemasoleva trendi suuna jätkamine. Alati ei pruugi tulla siis trendi pöördumine ja see likviidsuse haaramine või struktuuri murdumine oleneb kummale poole me enda siis liikumist ootame. See annab meile siis märku. Siin ka meil, kus meil siis on nüüd hiljutised liikumised olnud 15 minuti raames. Siis turg liikus ülesse, selle viki, selle põhja vahel. Siin on meil konsolideerumine. Turg käis haaras likviidsuse, tagasi alasse, välja murdumine, retest. Ja kus ta retestima tuli, võtame see sama viki tipu või ka siit küünla kehade pealt, selle vahemiku, siis tuli täpselt siia ala algusesse uuesti tagasi. Et meil on justkui nagu siin support resistant, supply demand ala. Et turg tuli siis seda eelmist struktuuri kohta testima. Jällegi sama Wyckoff'i teooria. Loodan, et siiamaani on mõistetav, arusaadav.
ma näiteks ei saaks nii pikka tehingut teha, kuna nädalavahetuseks ei tohi tehinguid sisse jätta. Jah, siis ei saa. Et üks hea võimalus näiteks on, kui kasutate enda päris rahakontot, on ta Vantage'is või kus iganes, kas ei olene selgenest tasudest, aga kus te saate jätta siis ilma reegliteta, ilma funded konto reegliteta, saate jätta enda tehingut siis pikemaajaliselt sisse. Sealt saate ka valida siis kas swing traderi konto või siis ütleme niisuguse päevakaupleja konto. Et neid võimalusi on. Aga kui vaadata funded kontode poole, siis peaks tegutsema 15 ja siis 5-1 minuti ajaraami peal. Et 15 minuti peal oleks see nii-öelda analüüs ja siis 1 minuti peal oleks see execution. Ja nüüd, kui ma vaatan praegu siit 15 minuti pilti, paneme uuesti sessioonid peale, et mis meil siin justkui toimunud on. Kõik oleneb sellest, mida turg nüüd edasi teeb. Meil toimus agressiivne üles liikumine. Turg jäi meil siis konsolideeruma. Märgime siia selle ala peale. Selle saaks tegelikult siit põhjastada. Turg jäi meil siia konsolideeruma, siia vahemikku. On toimunud likviidsuse haaramine ja struktuuri murdumine. Turg murdis siit konsolideerumisalast allapoole. Ja nüüd on ka turg jõudnud retesti. Ehk on uuesti testima tuldud siis seda eelmist liikumist. Ja kui Fibo järgi vaadata, siit Wiki tipust, siia põhja, Golden Zone natukene peale. Küll aga me oleme 15 minuti peal ja hetke pildis mulle väga ei meeldi see toiming siin. See külgi liikumine. Siit oleks tahtnud näha turu siis mõnetist agressiivselt allapoole liikumist juba. Et see külgi liikumine väga ei meeldi. Aga see sama Wyckoff'i teooria on justkui siin pool olemas. Kus meil toimus manipulatsioon, distributsioon ja nüüd on siis nii-öelda retest siin selle ala osas. Ja siin turg veel ei ole, siis kui supply demand'i rakendada, võtame siit Wiki tipuni, siis turg veel ei ole siia supply demand'i jõudnud. See oleks väga varajane siis tehingusse minek, kui siit võtta nii-öelda see müügitehing ala algusest, turule anda hingamisruumi, ala peal oleks 10 pippi stop loss, anda natuke rohkem hingamisruumi, võib-olla 15 või 20 pippi oleks siis üldse see stop lossi suurus. Vaatame korra, kas ja mis meil siin vasakul on. Näiteks saaks ka olla stop loss siin selle tipu peal natukene kõrgemal. Ehk 15 pippi oleks täitsa okei. Kui see murtakse, siis ma ei tahaks nii müügitehingus enam olla. Kui turg liigub veel üles poole. Aga üks nii-öelda potentsiaalikas koht, küll see külg liikumine siin praegu hetkel ei meeldi, aga potentsiaalikas koht on siin olemas. Ja siht oleks siia alla. See oleks esimene nii-öelda target. Et kui siis ka suures plaanis, võtame 4 tundi just ette, et kui suures plaanis ka meil turg siis toimetab selliselt. Liikus üles, alla, mõnetine külg liikumine, struktuuri liikumine üles, et nüüd oleks nagu retest ja siit ootaks jälle siis alla liikumist. Kas ta nüüd seda põhja murrab? Seda ei tea. Ja kui välja zoomime, siis siin suures pildis oleme justkui, nii võtame sessioonid ära, siis oleme justkui selle jala osas oleme nüüd retesti tegemas, et kukkuda allapoole. Kui vaadata nüüd seda kaugemat pilti 4 tunni peal. Nii. Ja 1 minuti peal, lähme ka 1 minutile. Jätame selle tehingu sinna ette, ehk seega on väga hea. 1 minuti peal ka meil siin see Wyckoff'i teooria justkui see näha. Ehk kus meil turg on tulnud ülesse, on tekkinud konsolideerumine. Nii, märgime see kastikesega peale. Kõige kõrgem osa. Siin see vikk ja see põhi.
siin on meil konsolideerumine, külgi liikumine, peale siis seda agressiivset üles liikumist. Teeme ta siin natuke teistmoodi, teeme range'iks. Siin on meil manipulatsioon ja distributsioon. Turg on murnud siia allapoole välja. Ja nüüd on justkui ka siin 1 minuti peal siis retest selle vasaku jala suhtes siin. Nii, võtame siit ära. Ehk et turg justkui oleks valmis minema allapoole. Küll ohumärk, teades likviidsuse teooriat, siis siin on meil väga hea likviidsus ja siis 15 minuti supply demand siin üleval. Et turg võiks ideaalis sinnapoole sisse tulla, teha ühe likviidsuse haaramise ja siis minna alla. See oleks super ideaalne stsenaarium. Aga 1 minut juba siin samamoodi. Konsolideerimine, likviidsuse haaramine, distributsioon. Ja nüüd kui justkui nagu siis tagasi tõmme, pullback, siis siin selle vasaku jala osas. Ja siia ka, kui tõmmata Fibo peale, kui vaadata Fiboga, siis turg on meil ilusti siin golden zone'is. Aga see on juba 1 minuti pilt. 15 minutit on meil siin endiselt veel bullish. 1 minut on meil, 1 minut siin näitab nagu bearish signaali on natukene, aga turg on siis varasemalt bullish, et õigem oleks oodata veel siis ülespoole liikumist. Aga jällegi, täpselt sama kontseptsioon, sama põhimõttega siin. Et see on niisugune läbiv temaatika. Ja kui me siia kõrvale, vaatame, kas ma võtame 15 minuti. Et see, mis ma olen varasemalt ka rääkinud, joonistada saanud kõvasti, kus siis ootame turgu tulema allapoole, ehitab enda struktuuri, et mida on siis ka õpetatud igal pool mujal, et turg muudkui tuleb allapoole, ehitab struktuuri, siis tuleb MSS, Market Structure Shift, et justkui see siin oleks siis likviidsuse haaramine, tuleb Market Structure Shift, ootame pullbacki, et minna siis tõusutrendiga kaasa. Kui nüüd seda mõista, siis see kõik on tegelikult Wyckoff'i teooria, millest see kõik on välja kasvanud, välja arenenud. Pildi teeb selgemaks see, kui meil näiteks siin vasakul pool on double bottom. Ehk et me suudame võib-olla paremini eristuda, et siin on meil konsolideerumine olnud. Hind on jäänud pidama. Meil on siin olnud konsolideerumine. Nüüd on manipulatsioon ja see kõik on distributsioon. Aga see, mida on siis ka ingliskeelsed keskkonnad ja kõik nagu õpetavad, on siis see mudel, kus meil siis viimasest põhjast liiguti allapoole, tehti see manipulatsioon, likviidsuse haaramine, murti struktuur üles poole, ehk meil tekkis MSS, turustruktuuri suuna muutus, ja ootame siis seda pullbacki enda sobivasse alasse või siis eelmise struktuuripunkti lähedale, et minna tehingusse varajases faasis ja liikuda selle siis tõusu trendiga, algava trendiga kaasa. Et oma olemuses kõik on Wyckoff, ikka Wyckoff. Et Wyckoff'i teooriat ja üldse seda kõike tasub ka teil eraldi, ma soovitan teil eraldi ka uurida, vaadata. Et mõistate seda turu käitumist, turu liikumist siis paremini. Võtame võib-olla siia, ma ei tea, võtame NZ uuesti näiteks. Ei, see on liiga sarnane. Kuram see ka. Ja küll, võtame mingi muu. Võtame mingi suvaka. AUD-NZD. Võtame näiteks selle. Natukene segasem pilt. Vaatame. Ma seda paari üldse ei kauple. Ma pole seda teadmise ajast vaadanud. Vaatame, kus meil see kõige kõrgem struktuuripunkti tipp on või kus see turu struktuurisuuna muutus on aset leidnud. Saame kas veel näiteks vaadata nii markerid olnud. Saame vaadata siit seda osa, siit seda põhja, siit seda tippu, siit seda põhja, siit seda tippu ja siin seda põhja. Neid kohti me saame vaadata 15 minuti peal. Võtame siit esimese punkti ette, kus meil see kõige kõrgem koht on. Nii, põmm. Siin siis samamoodi turg on tulnud ülesse, konsolideerumine, esimene liikumine alla,
uuesti alasse, manipulatsioon, alla, murti struktuur, siin on konsolideerimine, retest, siis selle punkti, nüüd selle põhja vahel, ja siit toimus sulamine alla edasi. Jätkus see trend alla. Sama Wyckoff'i teooria. Võib-olla esmasel pilgul mitte nii lihtne eristada. Vaatame, kus meil see järgmine punkt oli. Okei, siin lõpeb ära. Võtame siis niimoodi. Vaatame, kas saame selliselt vaadata seda. Okei, siin on laseb. Kustutame ringi ära. Vaatame siin seda Wyckoff'i. Kas me suudame siin tuvastada leida? Turg on meil siis ilusti allapool liikunud. Ja siin on meil tekkinud see külgliikumine. Et see külgliikumisala, konsolideerumisala nende kahe punkti vahel, kus siis on selgelt näha, turg on siin kinni. Siin on meil manipulatsioon. Nii. Manipulatsioon ja distributsioon. Ja nüüd peaks ootama siis selle põhja ja selle punkti vahel siis tagasi tõmmata. Märgime siia külgjoone. Ideaalis siia punkti. Läks paljuks. Ideaalis siia punkti või siis Fibo järgi võttes. Vaatame, kas me saame Fibo siia ka enam-vähem täpselt peale. Või Fibo järgi võttes siis siia Golden Zone'i. Teeme need kuldseks, kollaseks. See on Golden Zone. Ja nagu näha, turg tuli ilusti tagasi tõmme, Golden Zone'i, minek. Pani ülesse. Replay ära võtame, siis näeme 4 tunni peal seda lähemalt. See oli see punkt. Saime, kui saame siit alt põhjast kaasa super ägeda koha pealt, et minna siis selle trendiga kaasa. Vaatame, kas replay laseb 15 minuti peal meil kas siia. Veel laseb, väga hea. Siin peaks natuke kaugemalt vaatama seda pilti. Turg on meil tulnud ka siit uptrendi, pullback ja on meil külgliikumine siin. See siin on meil siis, kus meil siit saame täpsema saame siit, sellest põhjast. Nii, ei tulnud kaasa. No, saame täpselt. Nii, nüüd on pihtis. Siin on meil see külgliikumine. Toimus külgliikumist alla poole minek. Lihtsamaks teeb võib-olla see, et struktuuripunkt murti siin sellega. Selge märk. Turg tegi tagasi tõmbe, likviidsuse haaramise ala pealt, mitte enam sittipust, tehti ala pealt, likviidsuse võtmine ja toimus distributsioon jälle alla edasi. Siin antud juhul siis turg ei teinud enam nii kõrget tagasi tõmmet, et oleks saanud nii-öelda siis kaasa minna, kui võtta siit neid 2 punkti, et turg jäi jälle siia konsolideeruma ja siis toimus see redistribution ehk edasi jaotus. Siin meil täpselt samamoodi jälle siit viki põhjast siia viki tipuni on meil siis see konsolideerumisala. Osaliselt justkui likviidsus võetud, aga toimus siis see konsolideerumist välja murdumine ja kas turg nüüd siia tuli ka siis sisse või mitte, kui me märgime siia joone peale, vaatame ja võtame replay ära. Piilime korra 4 tundi, kus meil see kohakene oli. Jah, siin ta ka, siis 15 minut vaates sisse ei jõudnud. Ehk see tõmba siin päris nii kõrgele jõudnud. Ja turg jälle liikus alla. Tuli ülesse, nüüd tuldi sisse, tuldi jälle siia konsolideerumiskasti, retestima ja siit liiguti siis jälle kõrgemale. Lõpuks turg tuleb natuke palju see. Nii, kus see koht oli? Lõpuks turg tuleb meil tegema ka siis selles osas
kus me ei leidnud enda tehingu kohta, lõpuks turg tuleb sinna tagasitõmmet tegema. Et kui siia ka peale märkida, nii võtame need siit ära, paneme Fibo peale, et märkida ära siis 50% joon, 50% on siin, turg jõudis ilusti siia lähedale ja toimus siis jälle struktuuriline alla liikumine. Et lõpuks see tehakse ära. Kuigi jah, siin kaugemas pildis peaks struktuuri võtma nüüd selle tipu ja selle põhja vahel ja siis see tagasitõmme jääks meil golden zone'i. Paneme siia põhja. Põmm. Ja nagu näha, siis golden zone ja see eelmine 50% ala täpselt siin golden zone'is. Et see Wyckoff on kirjutatud igale poole sisse. Igal ajaraamil on seda võimalik näha ja märgata. Ja turg selle alusel siis töötab, toimetab. Et Richard oli vist nimi, Richard Wyckoff kunagi selle teooria välja mõtles ja tuvastas need turuliikumised ja siiamaani, tänase päevani turg seda kõike jälgib. Nii, vaatame veel chati. Pange küsimusi ka, kui teil neid on veel. Et lisage enda küsimused. Kas sauda uuesti 15 minuti peale on hetkel bearish? Kerge murdumine on toimunud ühe küünlaga. Nii, kus meil on auda uuesti? Vaadates 15 minuti ei ole. Veel on bullish. Et ta muutuks bearishiks, tahaks näha siit selle viki või siit ka selle küünla keha, selle murdumist, et turg sulguks allpool, küünla kehad sulguksid allpool, siis ta oleks bearish. Õrn varajane signaal on, siit on justkui likviidsus haaratud selle põhja pealt, vikk on käinud siin allpool ära, justkui likviidsus on haaratud, tuleviku tarbeks on justkui tee vabastatud ja on ka meil tekkinud, kui vaadata siit selle struktuuri, siis hetkel on meil tekkinud justkui lower high. Kõik sõltub nüüd sellest, mida turg siin teeb. Kas turg liigub nüüd kõrgemale, kui purustab siit, siis on kindel bullish liikumine ikka veel. Ehk et see sama nii-öelda confirmation, et turg sellest alast allpool ei sulgunud. Et see sama confirmation leidis kinnitust, et ei olnud veel turustruktuuris olnud muutust ja turg jätkab tõusu. Kui aga turg siit liigub allapoole, siis leidis kinnitusse nii-öelda teine mõte, et siia tekkis meil lower high. Aga selle me saame kinnitada alles siis, kui turg liigub siit allapoole, murrab siit need põhjad siis ära. Et sulgub allpool, siis saab see koht siin kinnituse, et jah, see on lower high. Ja turg on siis potentsiaalselt liikumas downtrendi suunas. Hetkel on ta veel bullish. Nii, kus see chat ei? Nii, vaatan, et see kasuta RSI indikaatorit, mille järgi sa aru saad, kui turg on üle ostetud müüdud, kui on tulemas näiteks suurema kukkumine või tõus, kas suurema ajaraamisstruktuuri või suuremate tähtsamate uudiste järgi või mille? RSI ehk siis Relative Strength Indicator on lagging indicator ehk et ta kuvab meile juba toimunud turusituatsiooni. Ta võtab selle info tagant järgi. See ei näita meile hetkel aktuaalset infot. Kuidas mina aru saan, kas turg on üle müüdud või mitte, võtame siis kas või siin antud, võtame tegelikult puhta pildi. Nii, võtame kas või selle GBP näite. GBP uuesti. Et kui vaadata kas see 4 tunni pilti, et kus meil on need struktuuri kohad, kus on need pöördepunktid turul. Eelmised olid need, turg liikus ülesse, tegi siin, pöördumine siin on equal, siin tagasitõmme, et saame siit maalt hakata nüüd sellest punktist, saame hakata fibotama. Fibo annab väga-väga palju. Siit punktist tõmmata fibo kuni siia otsani.
ei ole 50%-ni. Turg on üle ostetud. Ta on, üle ostetud. Hind on liiga kallis. Ma ei tahaks siit minna tehingusse. Ja mul ei ole ühtegi signaali ka, et turg siis muudaks siit enda trendi, et liiguks allapoole, liiguks siit veel alla. Et turg potentsiaalselt liigub ikka veel ülesse. Sest suuremas pildis meil on selle osa suhtes siin tagasitõmme tegemata. Me oleme alles alguses. Et siin põhjas oli turg üle müüdud, vaadates turustruktuuri, suuremaid ja väiksemaid pilte. Ja me ootame kogu selle osa suhtes tagasitõmmet, mida siis nüüdseks turg võib öelda, et on teinud. Ja fibotada, et kas on jõudnud 50-ni, ei ole. Liigutame edasi järgmise tipu peale. Kas siin see pullback jõudis 50-ni? Ei jõudnud. Järelikult liigutame fibo edasi järgmise tipuni. Kas nüüd turg on 50-ni jõudnud? Nüüd on turg jõudnud 50-ni. Mis tähendab, et turg on balansseeritud. 50% on saavutatud, turg on balansseeritud. Ehk et see hinnavahemik on siis 50% väärtuses tasakaalus. Ja see annab mulle kinnitussignaali, et jah, turg võib minna veel kõrgemale. Et saada see 4 tunni peal see signaal, et turg tahab minna allapoole, et 4 tunni trend on muutunud, siis turg peaks murdma selle põhja siin. Küll aga tahaks näha siis soodsama olukorra tekkimist 4 tunni raames, et turg, vaatame teise noole, et turg meil liiguks veel ülesse poole, siis teeks enda pullbacki, siis liiguks ülesse ja kui ta siit hakkab alla liikuma ja nüüd murrab selle põhja siin, siis see on minu jaoks esimene indikaator, et turg on siis potentsiaalselt downtrendi suunas liikumas. Väga varajane indikaator oli selle lower high tekkimine, aga 2 punkti nüüd koos. Läks paljuks. Et kui turg liigub siit alla. Siin meil tekkis break of structure ja siia meil tekkis lower high. See on siis signaal, et turg tahab downtrendi minna. Ja siit oleks õiglane ootus siis, et turg jätkaks enda seda mustrit. Loomulikult mitte päris täpselt nii. Et RSI indikaatorina on lagging, ehk et ta kuvab infot ajas järgi, see, mis on juba toimunud, et päris seda ei saa võtta. RSI, kui teil see all see kast on, siis ta kuvab teile seda keskjoont ja teil hind liigub siin selle kasti sees. Ja see kast, või see ütleme see hind selle kasti suhtes, see muutub ka väiksemaks, ehk kas siis suumitakse sisse või suumitakse välja. Et see hind ka selle kasti suhtes muutub. Ja kast võib minna veel suuremaks, sest et isegi kui meil hind on siin, me vaatame RSI järgi, et on meil üle müüdud. Ega see ei tähenda, et hind ei pruugi veel allapoole minna. Turul me näeme siis liikumist, vaatame, et siin on ta üle müüdud, et paras aeg osta, paneme ostutehingu ja turg liigub veel allapoole. RSI indikaatori peal ta liigub teil võib-olla hästi vähe, reaalselt graafikul ta liigub tohutult palju allapoole. Et need 2 asja hästi kokku nagu ei istu. Mõtlen, mis see üks indikaator oli. Mõtlen, mis ta nimi oli. VWAP. Kuidas ta oli VWAP? Nii. VWAP. Volume weighted average price. Et kui seda kasutada. Nii. Okei, laeb ennast. See näitab natukene asjalikumat infot. Vaatame, kus need jooni saab rõhuta. Niimoodi see. Siin on kõige tähtsam see keskjoon. Ehk et kui hind, tavaliselt hind tantsib selle joone juures ja see hind näitab siis seda
joont või ala, kus turg peaks olema. Selle joone juures on siis nii-öelda see aus keskmine hind, et turuväärtus, et tegelik turuväärtus peaks olema siin maal. Ja kui turg liigub siit agressiivselt ära, siis üsna kindlalt ta tuleb tagasi siia joone juurde. Nagu ta siin ka tegi. Ja liigub eemale, ta tuleb tagasi siia joone juurde. See, kui sa ütleme siis küünlad ja see joon kohtuvad. Ja see viiväpp on selles suhtes hea, et vahet ei ole, kas te olete 4 tunni või 15 minuti peal või olete 1 minuti peal. See viiväpp on konstantne läbi iga ajaraami. Ta ei muutu. Kui te võtate EMA-d või siis ütleme selle moving average'i, siis see joon muutub. Ta võib teil olla ühel ajaraamil siin, teisel ajaraamil siin, kolmandal ajaraamil te üldse ei näegi teda võib-olla, et on kuskil graafikust väljas. Et te peate seadistama. Viiväpp on läbi iga ajaraami konstantne, täpselt ühtemoodi. Ja kõige tähtsam on siis see keskmine joon. Ja kui hind sellest eraldub, siis tuleb see punkt, kas siis see joon jõuab järgi hinnale, aga hind ja siis küünlad, need kohtuvad, need liiguvad konstantselt kogu aeg. Et kui vaadata seda viiväppi, siis viiväpp annab ehk nii-öelda siis selle parema indikatsiooni. Et ta kuvab ka seda joont kuvatakse siis tagant järgi, aga see näitab seda, et kus maal turg peaks olema. Et selle järgi saate siis oodata, et turg pöördub sinna tagasi. Nagu siin näiteks turg oli siin joone juures ja hakkas eralduma. Esimesed signaalid siis siin olemas, et turg tahab tulla allapoole ja see sama joon ja küünlad kohtuvad ja siin nad kohtusid. Et annab meile selle nii-öelda siis ka mingisuguse kauplemise vahemiku ja isegi kui siin vaadata ka, siis on ka meil siin olemas siis Wyckoff'i teooria ka. Üles liikumine, konsolideerumine, manipulatsioon, uuesti alas ja distributsioon siit alla edasi. Jälle sama muster kordub ka siin. Siin samamoodi meil külg liikumine, manipulatsioon ja distributsioon. Et see turutsenaarium, see on nii igale poole sisse kirjutatud. Ja siin täpselt samamoodi. Alla liikumine, külg liikumine, manipulatsioon, distributsioon. Et kõik jälle kordub ja kordub, kordub. Et kui kasutada, siis viiväpp annab teile vast selle parem info, et mille järgi siis vaadata seda turu liikumist. Ehk aitab kaasa. Ja praegu siin ka siis, kui seda võtsin ära volume weighted average price, et see sama võtte. Võtan uuesti siia tagasi. Teisi jooni kaste ei ole vaja. Need võib maha võtta, et kõige tähtsam on see keskmine joon. Et siin on samamoodi 15 minuti peale ka. Praegu toimunud eraldumine. 2 stsenaariumi, kas jõuab see joon järgi, siia küünaldele, et nad kohtuvad, või toimub siis turul mingi lüke ja kohtuvad niimoodi. Et joon läheb siit edasi ja küünlad tulevad siis joonele lähemale. Et toimub alla poole langus. 2 stsenaariumi. Et see viiväpp võib siis natuke näidata. Nii, aga küsige. Ma loodan väga, et see Wyckoff'i teooria või see seletus, mis ma andsin, et see tegi pilti selgemaks või andis teile siis aimu, et mis see Wyckoff'i meetod või Wyckoff'i teooria on. Ja pannes see juurde varasemad MSS-id, Market Structure Shiftid, Change of Characterid, need on kõik osa sellest Wyckoff'ist. Smart Money on Wyckoff'ist välja kasvanud. See on sellest välja ehitatud. Või siis ütleme, ümber nimetatud. On antud keerulisemad nimed. Eksklusiivsemad nimed. Tegelikult see kõik on Wyckoff. Et Wyckoff esimesena selle peale tuli ja seda on lihtsalt siis edasi tõlgendatud. Et ma väga loodan, et ma seletasin piisavalt detailselt ja lihtsalt, et oleks mõistetav ja et kuidas ka nii-öelda märkida. Loomulikult, et seda
täpsemalt märkida, et saada sellest veel paremini aru, selle jaoks tuleb praktiseerida, tuleb harjutada, et silm hakkaks hoomama seda. Ja üks võimalus, kuidas seda esialgu siis kõige lihtsamalt teha, on siis keskenduda nendele pöördepunktidele. Otsida seal, vaadata seal, kas me seal märkame, kas me näeme, et kus meil need viimatised pöördepunktid on siis olnud. Kas või siin, kui meil turg liikus allapoole, kas me suudame siin tuvastada. Et vaadata need pöördepunkte erinevatel ajaraamidel. See Wyckoff on igal pool sisse kirjutatud. Iseasi, kui hästi me oskame siis seda sealt vaadata, lugeda. Et kas või siin on see jätku liikumine, turg on liikunud üles, külg liikumine, siin on ta võib-olla isegi puhtamalt selgemalt, manipulatsioon, distributsioon, retest, tuldi, testime seda siis golden zone'i ala ja redistribution ehk et jälle edasi jaotus. Et kõik on sisse kirjutatud. Et ma siiralt loodan, et läks see asi selgemaks, paremaks, täpsemaks. Selle mõtlen peale, vaatan, mis homsega saab sellest või siin õhtuga juba. Et see on lihtsalt siin selle pildi järgi siis võetud. 1 minuti, võiks öelda 1 minuti pildi järgi. Et kui on see varajane faas, siis 1 minuti järgi Wycoffi jaoks, et siit liikuda allapoole edasi. Vot, aga ma näen, et rohkem küsimusi ei ole ja kui teil küsimusi ei ole, siis ilmselt on teil kõik selge. Aga ma soovitan siiski veel õppida, veel harjutada. Loodan, et te saite siit sellest kõnest piisavalt infot, et mida edasi praktiseerida ja et te saite selgust mingites punktides. Et siinkohal selle kõne lõpetaks, kui rohkem küsimusi tule ja kohtume teiega siis vaatame, kas kolmapäeval ma ei jõua, kolmapäevane päev läks mul lukku, et vaatan, mõtlen, kas ma teen siin neljapäeval. Ja ma tean, et Raneti kõne oli vist ka neljapäeval, aga see on krüptokõne, et kes krüptokõnes ei taha olla, et siis hea võimalus olla Forex kõnes ja saate enda küsimusi küsida, et teha siis enda strateegiad, enda arusaamine turgudest veel lihtsamaks, arusaadavamaks, selgemaks. Ja alati on võimalus siis ka vaadata salvestust tagant järgi. Nii et, mina siin lõpetan, soovin teile super ilusat algava nädala jätku, et see oleks tulemusterohke, kasumlik ja jõuaksite kiirimini enda unistusse siis lähemale ja näeme teiega järgmises kõnes. Tšau, pakaa!